Tere hommikust, päevast õhtust, Suvariigi kuulaja. Märt Belkin olen mina. Tere, mina olen Ain Vaida. Ja see on Suvariik. See on Suvariik. Ja, ma vaatasin, kumb murdub. Okei, Ain. Tõmbame selle plaastri lahti. Sul on üks asi, mis sa tahad rääkida Eesti inimestele ja ma loodan, et ma hakkan nutma. Oh my god, see ei ole nii dramaatiline. Ma kolin Tõrvasse, sisuliselt sama kaugele kui Tõrvasse. Ma vaatasin, Tõrva asub umbes 2,5 tunnise autosõidu kaugusel Tallinnast ja koht, kuhu mina kolin, asub umbes 2,5 tunnise lennureisi kaugusel Tallinnast. Uuest aastast ma lahkun siit riigist. See on siis suur sündmus mu elus. Nii et ma olen siin käinud kassidele Euroopa passe tegemas. Fun fact, nad on väga tublid seal kohas, kus ma tegin selle ühe Euroopa passi ära ühele kassile. Nad ütlesid, et et me saame nagu et me ei saa nagu vaktsiine üle kanda sinna passi, võtta lihtsalt Eesti passiga kaasa. Aga nad tahavad su kassi näha enne, kui nad talle Euroopa passi teevad, sest muidu ma võib-olla olen kassi varastanud ja siis feigin, vaata. Mis on nagu, fair point, aga ma ei varastaks kuradi Antsla kassi, koloonia kassi, et talle Euroopa passi teevad teda suurde maailma viia. Wouldn't download a cat. I would download a cat. Kunagi oli, see oligi internet kunagi. Kõik tõmbasid kogu aeg kassi alla, ja ma kolin ära ja me lähme, mina hakkan olema koduperenaine Euroopa pealinnas Brüsselis. Marvelous Miss Maisel vist või? Või no see mõttes, et sa oled nagu... Ma ei tea selle süseed. Ma pean tunnistama, et ma peamiselt nagu olen neid klippe, treilereid ja Popovile väga meeldib rääkida sellest. Aga ma saan aru, et ta on alahinnatud koduperenaine, nagu kes on ülihea komöödias, aga teda alahinnatakse. Sest ta saab Comedy Club manager ja nii edasi. See on mul umbes plaan, täpselt. See on see, mida ma teha kavatsen. Ehk siis me kolime uuest aastast, lähme kogu perega. Praegu ma olen üksik ema, sest abikaasa otsib korterit ja teeb tööd ja elab sisse, et mida on palju lihtsam teha. Sest Brüsselis üüritakse enamike kortereid ilma mööblita. Et siis ei saa niimoodi teha, et lähme kohale ja siis hakkame nagu elama. Et siis peab enne mingeid ettevalmistusi tegema, millega ta tublilt tegeleb praegu. Ja siis mina olen siin Eestis ja kasvatan last ja teen tööd ja see on okei. Ei, tegelikult on olnud väga, see ei ole nagu kaua kestnud selles mõttes, et detsember alles algas. Mis 5. päev läheb praegu ja ma ei ole veel hulluks läinud. Okei on. Ja vanemad on hästi palju käinud last hoidmas, et ma saaks tööd ka teha natuke. Õhtuti käin harjutamas väikseid stand-upi asju ja et siis tulge siis aastavahetuse 27. detsember, tulge lisashowle kell 16.30. Kui sa kella 7 selle showle tulla tahad, sa ei mahu, ei küsi, sõbrad ei küsi ka, kas ma mahun, kas ma võin tulla, ei mahu, ei saa, ei tule. Kell 16.30 saad veel tulla, aga ei tule lihtsalt 19, ei tule mitte keegi ukse peale küsima, kas saab, ei saa. Kui keegi jätab tulemata, siis ikka ei saa, ei mahu, ei tule. 16.30, tulge. Ja siis see on olnud minu nädal, ma olen kassipasse teinud. Ja lihtsalt kuulajatele ja juhuks, kui tekib küsimusi, me podcast teeme edasi. Jaa, muidugi see. Sest et ma kogemata enablesin Anni vaata sellega, et ma olen Twitchi streamer, ehk ma olen väikse pausi, aga ma jätkan, aga mul on nagu setupid, väigid, ehk siis me saame podcast edasi teha ja Patreona salvestada siis, kui Ain on Eestis nagu face to face. Ja tead, ega ma tegelikult ei kolikski, aga ma nägin, et sa ise seisusid ja ostsid endale mikri ja kaamera. Ja sa said aru, et sa nüüd saad. Ma olen nüüd võin minna. Sul on nüüd, sa saad oma tähelepanu panna täielikult oma sellele päris lapsele, kes on juriidiliselt sinu vastutada, mitte ainult moraalselt. Ta on valmis olema ise. Ma olin täna, ma tulin ma olin nii uhke selle üle, et ma peaaegu tegin bare human minimumi, ehk me pidime salvestama kell 9.30
ja ma jõudsin alla kell 9:29, olin nii uhke enda üle, ma ei jää hiljaks. Ma teen bare human minimum asja, et nagu jõuan enam-vähem õigel. Tegelikult on viisakas tulla paar minutit enne algust kohale asjadele. Ma ütlen, kui konverents algab 9:30, siis 9:23 on viisakas kohal olla ja mantel ära panna. aga ja, ma jäin all kinni sellepärast, et mul ei tulnud Messengeris lahti see mingisugune iidne chat, kus üks inimene kirjutas, mis on all uksekood. Täpselt aastavanune chat. Jaa. Mis võib olla see põhjus, miks ta arhiveeriti. Ja võib-olla koode muudetakse ka. Ei muudeta. Ja seetõttu olen ma teinud sulle kiibi, mida sa ei kasuta. Sa kasutad aastavanust chatti. See on mul kodus. Ja siis Ain oli ohkas natuke ja siis ta... sul on iPhone, eks ju, sul on iPhone. Sa tead, et sa saad notes'e teha iPhone'is ja pinned notes. Vaata, mul on pinned notes'id, siis mul on siin on mu bitid ja siin on mu poe nimekiri ja siin on show'd, mida ma tahan vaadata. Näed. Sa saad ka. Su elu ei pea olema kaos. Ma isegi ei parodeeri, see on literaali. See oli see lause, mis ma ütlesin. Ma ütlesin, su elu ei pea olema kaos. I stand by it. Ma arvan, et see on tõsi. Tegelikult saab nagu, vaata, ma ei tea, kas sa oled nagu kuulnud siuksest kontseptsioonist nagu biohäkkimine. Sa saad nagu optimeerida, vaata. Chocovillikust oled kuulnud. Mel Robbins ütleb nagu Jay Shettil on hästi tarkasid mõtted. Ma ei tohi lõpetada ühtegi nendest lausetest ära, see ei ole okei asi, mida öelda. Aga pinned notes on nagu jah, see on päris hea kõigile inimestele, kui te peaksite elama niimoodi, et te saate uksest sisse ainult siis, kui Messenger töötab. Sest seal on kood, siis see ei ole nagu foolproof, sest vahel Cloudflare läheb maha. Messenger ei olnud vist Cloudflare'is. Aga meie podcasti kokkulõikamise äpp oli Cloudflare'is, ma vahepeal ei saanud sisse logida see üks. Oh no. Ja siis paar tundi ma pidin ootama, sest ma ei lõika käsitsi, see mingi robot lõikab. Ja see on päris sõge mu jaoks, et internet, mis on nagu üli detsentraliseeritud süsteem, et me ise oleme tsentraliseerinud interneti ja see on literally see, mis kõikides küberpunk asjades alati juhtub nagu, et... Ja korra aastas on ju, vaata eelmine aasta läks ka ju mingi Windowsi asi, mis pani kõik lennujaamad seisma näiteks. Et see vist nagu hakkabki nii olema, et aeg-ajalt on, pool maailma jääb seisma korraks. Fair enough, no, las siis seisavad. Ja, kuidas sul nädal läinud on siis? Tead, täitsa hästi. Üsna okeilt. Igasugused asjad on juhtunud, tore. Kuule, kas sa oled tähele pannud seda, et me ei ole üldse poliitiline podcast? Ei ole üldse, jah, muidugi. Ei tee üldse poliitikat. Ma ei tea, mis su intro, milles see on, aga... Ma seda ütlen selle järgi, vaata, et me oleme kindlasti nagu mingi 100 korda vähem poliitiline kui Eurovisioon ja Eurovisioon ei ole poliitiline. Ja. See mitte poliitiliselt Eurovisioonilt lahkus äkki 3 riiki praeguseks või? 4? Soome läks ka või? Ei. Räägi mulle. Ma ei ole Sloveenia oli minu... Iirimaa, Holland ja Hispaania. Ja Soome ütles, et me vaatame, kui paljud ära lähevad, siis me läheme ka. Ja Soome, üldiselt Põhjamaad on nagu siuksed, pigem mitte, Island on võib-olla kõige rohkem, äkki midagi tuleb veel. Mis siis teema on see, et need 3 riiki, keda me nimetasime, lahkusid Eurovisioonilt sellepärast, et 4. Iisrael, 4, sellepärast, et Iisrael, Hispaania, Iirimaa, Sloveenia või Slovakkia, aga vist oli Sloveenia. Ja mis see 4. on? Holland. Holland ka, jah. Sellepärast, et Iisrael osaleb ja nad ei ole nõus seda kaasa tegema. Seal case oli ühesõnaga selline, et Iisraelil ka on 2 probleemi, et esimene on see, et genotsiid, kaasa vägid, aga teine osa on see, et Iisraeli jaoks on hästi tähtis ka nagu mingi Eurovisioon ja see soft power. Neid süüdistatakse tihti häälte ostmises riiklikes kampaaniates. Nad ise nagu agiteerivad mitte selles vaimus, mis Eurovisioon olema peaks, on ju. Ja põhimõtteliselt siis mõned riigid tahtsid, et hääletataks EBU ehk siis Euroopa Ringhäälingute Liidu nagu kokkusaamisel, istungil, nõukogu, whatever.
hääletatakse seda, aga Ebu tuli välja siukse mingi kompromissettepanekuga, millega tehtaks nii-öelda hääletamine karmimaks, ehk siis poolfinaalidesse tuleks ka žüriid, hääli oleks vähem, riigid ei tohiks kampaaniaid teha ja nii edasi. Ja siis nad sidusid selle hääletuse nende reeglite muutmise üle sellega, et Iisraeli lahkumise üle ei hääletata. Ehk siis, et pakett oli see, et need uued nii-öelda karmimad reeglid ja me ei hääleta Iisraeli seda. Et kui neid reegleid ei oleks vastu võetud, siis oleks olnud nagu hääletus Iisraeli üle, aga ebaselge, kes oleks läbi läinud ja siis võib-olla oleks reegleid ka. Ja siis mingi hulk riik hääletas vastu, aga see oli üldiselt väga suur majority hääletas nende reeglite poolt ja siis lihtsalt kohe quittisid need mõned ringhäälingud. No ja, fair enough, vaata, selles mõttes siin on üks, jah. Tahaks ka õnnitleda ka eestlast uuel ametipostil algab 2026 Gert Kark, õnnitleme Eurovisiooni uut juhti, järgmist Martin Österdali, Gert Kark, eestlane, anna minna. Juhhei! Nii tore. Palju õnne. Arvasid, et eelmisel oli raske ülesanne. Nii tore. Aga tegelikult, kui rääkida nagu... Seal oli üks aspekt veel muide, mis... Ma ei oska seda hinnata, kas ja kui palju see on päris põhiline, aga üks aspekte, mida on toodud siin-seal välja, on ka see, et tegelikult riikidel, kes hääletasid nii-öelda Iisraeli poolt, võib olla veel üks motiiv, mis on see, et see Iisraeli rahvusringhääling on olnud tülis ajalooliselt valitsusega, sest nad on veel ikkagi aeg-ajalt ka valitsuse Netanyahu suhtes kriitilised ja üks asju, mis hoiab neid nii-öelda tegutsemas, ei võimalda neid reguleerida tugevalt, on see, et nad lasavad eetrisse Eurovisiooni, mis on vaatajateks oluline. Nii et siis selle versiooni järgi siis, kui Iisrael Eurovisiooni teemaldataks, siis midagi ei takistaks nagu rahvusringhäälingut rohkem juhtumas. Aga ma ei ole kindel, kas see on tõene või konspiratsiooniteooria või nii edasi, et ma arvan, et see on soovunelm. See on soovunelm. See on see, et sa üritad õigustada, et but we're the good guys. Ja. See on siuke soovunelm minu meelest natukene. Teisest küljest ma sõitsin siia autoga, sest ma olen nüüd täiskohaga emme, nii et ma viskan last autoga hoidu. Te ei mõista seda, kui teil lapsi ei ole, siis te ei tea, millest ma võiksin vabalt trammiga käia, ma lihtsalt ei viitsi. Puhtalt mugavuse küsimus, aga sõitsin siia ja mõtlesin sellest, et aga äkki ei olegi praegu aeg Eurovisiooni pidada. Selles mõttes, et aga äkki ei saagi, kui su ülesanne on olla apoliitiline lihtsalt lauluvõistlus, siis praeguses maailmas on ju, sest ta loodi ju pärast teist maailmasõda, et Euroopat taas ühendada, tollel hetkel tore rahuprojekt, aga praegu äkki ei ole aega rahuprojektiks. Selles mõttes, et kui sa mõtled lihtsalt, et samamoodi on ju, et olümpiale Vene sportlaste laskmine on ju, et samamoodi, et äkki ei ole see koht tegelikult, et moraalsem oleks ju mitte. Et samamoodi Eurovisiooniga, et Eurovisioon, et äkki, et ilmselgelt ta ei saa jätkuda nii, nagu ta on jätkunud niimoodi, et me lihtsalt laseme kõigil siin rõõmsalt laulda, on ju, Venemaa viskasime välja. Et ilmselgelt nii edasi ei saa jätkuda, sest 4 riiki on välja hüpanud, on ju, siis äkki ei olegi see aeg ja koht lihtsalt praegu. Et praegu peabki äkki ära lagunema. Et ma nagu ei tunne kuidagi kaasa sellele olukorrale, mul ei ole selles mõttes nagu kahju, sest see on pulbitsenud ja kasvanud see emotsioon tegelikult juba paar aastat, on ju. Et see kaos kui selline. Ja asjad ju käivadki niimoodi lainetega, on ju. Ja ma olen korra jube tõsine, aga mul on selles mõttes kurb, et ma ratsionaalselt olen sinuga nõus, saan aru ja on ka tähtis, on ju see, et asjad ei olekski nii-öelda apoliitilised, vaid et olekski seisukohavõtud ja nii edasi ja ei ole seda, et see on lihtsalt sport või see on lihtsalt muusika, on ju, et ma olen rahu poolt, need asjad lihtsalt see ei ole päris, on ju. Aga samal ajal mul on, hästi ootamatu kuidagi, kuigi samas hästi arusaadav ja kurb on just nimelt see, et nagu
inimesed lähevad hästi tülli just Palestiina ja Iisraeli teemades. Et lihtsalt see kuidagi vallutab inimeste pead ära ja teeb kuidagi inimesed katki. Nagu inimsuhted ja kuidagi et inimesed ei ole enam nagu ratsionaalsed ja tihti Iisraeli toetajad on lihtsalt, siin on jälle see, et mina olen ka biased, sest et mul on ka mingisugused poliitilised vaated, aga nagu lihtsalt kuidagi käib see klõps ja siis nagu on nagu, järsku on nagu mingi, jah, aga miks sa neid terroriste toetas? et see kuidagi, see on kurb, vaata, ongi lihtsalt see, et see see on ju ka nagu konflikt, mis on kestnud nagu aastakümneid praegu, aga ja ajalooliselt, eks ju, veel kauem ja piirkonnas veel rohkem. Ja ei olegi nagu lahendatav, sellised mingid asjad, mis on ka nagu inimeste asjad ja inimesed asjad lihtsalt nagu teevad ka mingeid toredaid teistsuguseid asju nagu katki ja see on okei, see ongi nagu ilmseks olemine, on ju, ühiskondlik värk. Aga kuidagi siuke sääd on ikkagi. Ja ma olen, veits olen, Ain rääkis mulle sellest, et ta lahkub nagu juba mõned nädalad tagasi, aga siin on ka veidi seda, kõik muutub, kõik laguneb. Et Eurovisioon ja minu kolimine samal pulgal, mees, samal pulgal. Miks nad teevad kõik mulle nii, mulle? Sina, main character. Tead, ma rääkisin hiljuti 2 Edinburgh Fringe Society tegijaga, mis see siis tähendab, on need inimesed, kes siis võõrustavad artiste, veenduvad, et neil on kõik hästi, tegelevad omalt poolt majutuse leidmisega ja sest nad vaata tihti üürivad mingit campust on ju ja mingit siukseid asju. Ja et kuigi Edinburgh Fringe on selles mõttes kureerimata festival, et igaüks läheb ja paneb oma kohvikus oma show püsti, siis ikkagi on mingi siuke suhteliselt suur organisatsioon, mis manageerib seda kohapealset asja ja vaatab, et kõigil, et teeb mingid pressipäevasid, whatever, all that on ju. Ja siis nad rääkisid, et meil on nüüd uus boss, kes teeb asju üpriski teistmoodi. Ja siis ma küsisin, et et väga vabandan, et minu meelest on tegu kureerimata festivaliga, et mida te siis täpselt teete ja mida teistmoodi tehakse. Siis nad ütlesid, et tead, et me nüüd võtame poliitilisi seisukohti. Siis ma ütlesin, et palun räägi lähemalt, mis asja. Ja siis ta rääkis, et vaata, et eelmine aasta oli mingi LGBT päev oli samal ajal või midagi siukest ja siis nad arutasid, pidasid pika vestluse maha, et kas nad panevad oma mingi Instagrami postikesse väikese lipukese või midagi. Ja siis nad panidki. Ja siis ma mõtlesin, et aga sa oled Fringe festival. Kuidas sa ei tule selle peale, et sa võiks, nagu kuidas see on sinu jaoks poliitiline statement. Ja sama on minu meelest Eurovisiooniga vaata, et kui neid vahepeal bänniti ära kõik lipud, mis ei ole riigilipud, ma ei mäleta, mis kuradi põhjus seal oli, aga see on see sama, et aga sa oled Eurovisioon. Palestiina, see on see põhjus, et sulle elab Palestiina. See ei ole riigilipp või? Ja, õige. Sa oled Eurovisioon. Sa ei saa olla nagu, et minu jaoks on nagu totter olukord, kuidas sa üritad teeselda, et sa ei ole siis poliitiline, täpselt nagu ma ütleks, et see podcast ei ole siin poliitiline, on ju. Selles mõttes, et see on nagu kuidagi kummaline näha seda võib-olla iseendalegi valetamist või sellist nagu alalhoidlikkust tolles kohas, kus kõik ülejäänud näevad, mis asi sa oled ja teised ja sa ise oled mingi, ei, vaata. Siuke väike mõte. Jaa, okei, ma pean seda ka ütlema, et see mõttes nagu see hästi revisioonilik on minu jaoks ja kuidagi nagu arusaadav ja nii edasi on see, et okei, vaata Hispaania lahkub, ta on üks nendest Big Five'ist. See on oluline info kild, sest see on Big Five'i rahade peal ehitatud, on ju. Ja, kuigi tegelikult Big Five'id ei panusta nii palju, aga siin on nagu see asi, et kui me räägime Big Five'i kõige suuremast rahastajast, siis nemad kindlasti ei loobu Eurovisioonil osalemisest, ehk siis Saksamaa. Teatavatel, ütleme, vaata, nad tegid 80 aastat tagasi natuke pahasti. Ja nemad ei ja saa. Nüüd nad, ei, nad on väga, neil on seisukohad ja juhtumisi ka veel teisel riigil, mille on Austria, kus sündis 100 aasta tagasi üks härra,
et see mõttes, et see on jah, neid jah, ma isegi nagu, no see on ilmselge. Sa ei ole öelnud ühtegi lauset viimase minuti jooksul, sa öelnud jah, ei, jah, aga me saame aru, kus sa lähed sellega. Saksamaa toetab Iisraeli sellepärast, et kunagi oli Hitler. Jah. On see, mida ma ütlesin. Ja see ongi nagu see, et see on kõige arusaadavam asi maailmas ja see on väga okei nagu. See on, lihtsalt arusaadav. Jah, aga igal juhul see, kurat, maikuuni on veel nagu 6 kuud aega, nii et vaatame siis, mis sellest asjast alles jääb ja mis siis kokku kraabitakse ja kuidas läheb. Aga minu jaoks on märkimisväärne ka see, et see on nagu 900 aastat Eesti ajalugu in a nutshell, et Eurovisioon laguneb koos täpselt sellel aastal, kui Eesti laulul on ainult bängerid põhimõtteliselt. Oled kuulanud või? Eile oli see showcase saade, kus nad lasid klippe ja Tauka ja Põhja-Korea või Korea või mis ta nimi on nüüd, tegid mingid Kench intervjuusid ja see oli fun, tunniajane saade. Ja issand jumal, seal on, ma threadsisin suht aktiivselt, üritasin threadsida ja mul oli iga looga nagu, kuule, ma võidame Eurovisiooni sellega ju. Noepi uus lugu, mis kõlab nagu veits nagu Avicii lood ja seal on breaks nagu mingid breakbeat elemendid ja väkki ja Treet arvab ikkagi, et see on igav lugu, mulle meeldib. Seal on Vanilla Ninja comeback. Sven Lõhmus on kirjutanud selle loo ja täitsa, tead sa, mis sain väida? Kui ma käisin puhkamas ja nii edasi, ma lugesin päris palju Max Martini kohta, ma lugesin mingi paari tööd, mis on kirjutanud sellest, kuidas Rootsi produtsent Max Martin kirjutab lugusid ja Sven Lõhmus on lihtsalt selles mõttes Eesti hitimeister nagu Max Martin, sest ma ei oleks aru saanud sellest, kui ma ei oleks lugenud suurt nagu, jüvedalt paljude kohta. Teeb kõiki asju, see oli, it was beautiful. Mingi so epic, it cannot be true, mis selle loo ja, see algab hukiga, mis on refräänist ja ühesõnaga kõik need asjad. Sõna epic oli, see on see mingi epic oli. Jaa, tuu epic tobi või midagi. Sõna epic on nagu nii millennial cringe sõna lihtsalt, mul on see probleem. Ma ei ole kuulanud neid laule. Aga see selleks. Ei ole hullu. Ehk siis bängerid. Klišeerikul ja Maxil on piraadilugu ja siis seal on veel üks lugu, mis kõlab nagu Wellerman. Mis on ka nagu tüvakas ja piraadilugu. Kõlab nagu mis asi? Wellerman, see TikToki Wellermani lugu. Okei. See. Tead, ma ei kasuta TikToki. Nojah, see ei ole see inimene. Aga jah, see on tõsi. Ja samal ajal oli see saade käis samal ajal, kui Kui anti teada seda Iisraeli teemat ja nii edasi. Ja Eurovisiooni saab editis öeldi ka nagu, inimesed olid, hästi paljud oli mingi pingelangus ja nad olid kõik nagu, ma mingi armastan lihtsalt Eestit, väga Eesti on nii tore. Nagu lihtsalt, see on nii sääd ja nii tore ja siis mitmed inimesed olid, see on täpselt Eesti, ma kolisin sellepärast Eestisse. Tead sa, mis mina sain just aru, et meil on lahkuminekute saade. Mina lahkun siit, hunnik riike, aga podcast jätkub. Hunnik inimesi lahkub Eurovisioonilt, hunnik riike. Ma räägiksin järgmistest lahkujatest, kui tohib. Nii, muidugi. Minu isiklik lemmik oli see, et Riigikogus võeti Kalle Grünthalilt saadiku puutumatus. Ma ei tea, kas sa jälgisid seda, mina jälgisin selle coverage'i. Ehk siis lugesin 2 artiklit läbi. Ja saadiku puutumatuse äravõtmine, nagu me oleme rääkinud, on ikkagi püha toiming, mis juhtub aastas paar korda võib-olla me tahaks, et juhtuks 0 korda. Aga kui Riigikogus mõni saadik on saanud pättusega hakkama, siis saadiku puutumatus tuleb talt võtta. Ülle Madise läheb, räägib sellest, miks see ära võtta tuleb, siis teised peavad kõnesid ja siis talt hääletatakse, et kas siis võetakse ära see puutumatus. Ja enamasti saadikud ise võtavad sõna ja ütlevad, muidugi võetke see ära, et see on õigusriik ja uurima peab ja nii. Lihtsalt üldiselt see parlamentaarne tava on see, et see inimene ise ja erakond enamasti läheb sellega kaasa ja on umbes nagu demokraatia, õigusriik, kõik selgub kohtus, nii edasi, peab arutama. Ja see on nagu siuke viisakusvormelite nagu plejaad, on ju. Mis seal siis juhtus, oli see,
et Ülle Madise ütles, et peab ära võtma ja siis Kalle Grünthal, seal peeti meeleolukaid kõnesid. Näiteks Mart Helme pidas sellise kõne, kus ta ütles, et vaadake, et saadiku puutumatuse äravõtmine tähendab, et Eestis põhimõtteliselt ei ole õigusriiki. Ta ütles, et Grünthali kriminaalkorras uurimine on süvariigi tegu ja sama tehakse praegu Isamaa ja Parvel Pruunsillaga ja siis ta võrdles seda kõike sellega, et kuidas Ukrainas praegu neid korruptante süüdistatakse, on ju. Et ta võrdles seda, et ta ütles, et need korruptandid arvasid, et nad on õigel poolel ja nendega ei juhtu mitte midagi. Täpselt sinuga, nagu sinuga Ülle Madise, sina arvad ka, et sa oled õigel poolel ja sinuga ei juhtu midagi. Aga vaata, süvariik tegutseb ja pöörab vahel ümber ja varsti on sinu kord ka. Siukse mõnusa ähvarduse tegi ja ütles, et aga siin on nagu nii mitu kihti, et kõigepealt sa ütled, et nagu Ukraina korruptandid arvasid, et on õigel poolel. Eks ta ütleb, et süüdi ei ole mitte see, et nad tegid korruptsiooni, vaid süüdi on süvariik, kes neid uurib. Ja süvariik võib, et nad ju tegid seda, vaata. Ja neid jäid vahele praegu ja nad nagu ei oleks tohtinud vahele jääda, aga samal ajal nad tohtis. No see on nii, see jääb mul juhtme nii kättesse, seal on... Jah. Siis Grünthal ise andis vist äkki Delfile intervjuud niimoodi, et Delfi küsis, et aga kas te siis andsite siis oma kütusekaarti oma pereliikvele ja siis Grünthal ei vastanud sellele, aga ta terve aja filmis ajakirjanikku, kes filmis teda, mis on hullumeelne käitumine minu meelest. See on nagu... Mida see saavutab? Ma ei saa aru, ma ei tea, kas ta tegi nagu Facebooki laivi või midagi sellega, aga see on lihtsalt fucking insane. Et mul on tunne, et ta elab sellises... No ma olen kindel, et tema jaoks ta on viimane kauboi läänes, no. Ja. Et see nagu see veitsa süke, no ikka Delulu ikka täiesti. Ehk siis see oli süke... kummaline happening, ma ütleks. Aga pärast seda, kui Mart Helme oli öelnud, et Ülle Madise, sa oled ka kunagi valel poolel ja oota sa, on ju. Enne seda, kui ta oli öelnud, et need Ukraina korruptandid tead, pärast seda tuli hunnik erinevaid riigikogulasi vabandama Ülle Madise ees puldist, mis on hästi armas minu meelest, sest ilmselgelt Ülle Madise teeb oma tööd, on ju. See on ta kohustus, see on see, kuidas see käib ja siis tulidki järjest, siin ei ole kirjas, kes tulid vabandama, aga ma tean, et hästi paljud erinevad riigikogulased tulid ütles, et palun vabandust ja et see on kole asi, mis siin saalis just juhtus ja nii ei tohiks teha. Ja jah, siuke happening. Veel lahkujatest rääkides, siis toimusid mõned teatud vangerdused toimusid. Millises, sa mõtled Tartus või? No Tallinnas ja Tartus tegelikult, aga Tartu jäi mulle rohkem... No seal on ka lahkuja, fraktsioonist lahkuja. Jah. Just. Ma ei siin seda, see oli ERR-i kajastus, oli üldse, esiteks mulle meeldis see, et kus Tallinna volikogu, et järjest oli 3 uudist. Tallinna volikogu esimeheks valiti Mihhail Kõlvart. Tartu volikogu esimeheks valiti Tõnis Lukas. Narva volikogu esimeheks valiti Mihhail Stalnuhhin. Kuidagi see kuldne kolmik tundus nagu nii hoitav. Aga see uudis, millest ma tahan rääkida on, Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse. Ja sai sisse siinkohal ei tähenda seda, et keegi küttis talle molli või midagi siukest, see tähendab seda, et tema on fraktsiooni liige. See on täiesti nonsense asi, mina ei saa aru, mis neil juhtus, kuidas see võimalik on, et Tõnis Lukas valiti volikogu esimeheks, ta keeldub olemast fraktsioonis Kris Kärneriga ja fraktsioon otsustas, et okei, meil on siis volikogu esimehe koht, kes ei ole fraktsioonis. No see võib olla selles mõttes de jure, et de facto tegelikult on koosolekul, on ju, aga see on ju veel piinlik. Siin on nii palju selliseid asju, et Tõnis Lukasest ma täitsa usun seda, et ta on nagu muidugi poliitik ja nii edasi, aga samal ajal see tuli tal kindlasti südamest, ta on siuke vana isamaalane ja noh, ja ta tegigi seda, et ta ütles, et mina temaga ühes fraktsioonis ei ole, panen jala maha ja nii edasi. Ja siis juhtus see, et ta ei ole fraktsioonis ja siis... Aga kas sa saad aru sellest valikust? Ei, muidugi, see on... Sul on mingi YouTube'i striimer, kes praegu pop-poiss. Ja siis sul on nagu vastas, teine variant on professionaalne poliitik.
ja tead, mis, me võtame selle lihtsalt. No see tähendab, et sa oled üks tühi kest nagu erakonnana, nagu või vähemalt Tartu osakonnana. See tähendab, et sa oled lihtsalt kest, mida saab täita täiesti suvaliste asjadega ja sul puudub igasugune põhimõttekindlus. Või nagu, või ma ei saa lihtsalt aru, mis su põhimõtted on. No see on siuke, ütleme, John McCainilik või Mitt Romneylik nagu olukord. Aga selles mõttes sa oled lihtsalt nagu kamp edgelorde siis nüüd ju. Et see ongi nüüd sinu, mitte veits väga, selles mõttes, et see on järelikult see on nagu see nägu, mida sa tahad näidata. Kui see on, sisemiselt ka otsus on niimoodi tehtud, et üks versus teine. Eelmine kord me rääkisime sellest ja ma veel ütlesin, et see ei ole kuidagi võimalik, et nad valivad Kärneri selles olukorras ja ma eksisin, sest ma ei arvanud, et Isamaa on nagu nii tühi kest. Ma ei tea, mis seda hoiab koos lihtsalt soov olla võimul järelikult, on ju. Ilma igasuguse põhimõtteta. Või mina arvasin, et Isamaa on ikkagi vana ja kuradi pered ja koduomanikud ja teeme Eesti asja, aga ma ei tea, mis asi see on nagu, see on veider miimlordimine siis ju. Ja see, kuidas see nende välja tuli, on ka nagu, teadab, kõige nagu lihtsalt tegevuseks, et okei, et sotsid hakkasid nagu tähelepanu, aga see ei ole nagu see. See on see, et seda küsis Tartu volikogu istungil legendaarne õpetaja, lihtsalt ülikena inimene, hästi siiras inimene, Toomas Jürgenstein, kes on ka sots ja sotside fraktsioonist. Ja ta küsis siis linnavolikogu istungil Tõnis Lukas, et lugesin fraktsiooni liikmeid ja avastasin, et volikogu esimees ei kuulu ühtegi fraktsiooni, kes tegemist on tükipeaga või ongi see nii. Ja see ei ole ta ei ole õel inimene. See ei ole lihtsalt nagu see poliitiliste punktide asi. See on nagu natuke seda, aga see on rohkem nagu lihtsalt siiras mure. See ongi aga mure Isamaa erakonna pärast. Ja muidugi, siiras mure. Sest vaata, samal ajal tuli see uudis ka, et kuskil Rakveres mingi gümnasist oli teinud video, kus oli see Chris Kärneri lause ja siis tema sotsist õpetaja oli sinna video sisse pandud. Et siis see on nagu full on tapmisähvardus on ju tegelikult, politsei ütles, see ei ole tapmisähvardus, aga me räägime selle lapsega on ju. Et ilmselgelt poliitikas sõna on tegu, sõnad viivad tegudeni, eriti kui sa oled kuskil võimul on ju. Et siis samal ajal juhtub see ja sa teed otsus, et jah, me oleme nõus sellega, meie fraktsioon toetab seda pigem kui Tõnis Lukast, kes ütles, et meie fraktsioonis ei ole kohta sellisele verbaalsele vägivallale. Ja me otsustasime, ei, see ongi nali, andke minna, kuradi, pange, tehke neid videoid siin rõõmsalt, me pooldame seda, on see, mis nad tegelikult ütlevad, mis on äärmiselt hirmuäratav vaatepilt. Ja reaalselt ma arvasin, et Isamaal on põhimõtteid kuskil. See on minu jaoks nagu suur üllatus. Ei jah, see on arusaamatu ja kuidagi samal ajal mitte eriti üllatav ja samamoodi mulle oli üllatav. Tallinna kontekstis on veits sama, et seal on koalitsioon nüüd, seal on Isamaa ja Keskerakond ja Riina Solman Isamaa erakonnast on öelnud, et kõik on hästi. Eestikeelsele haridusele üleminek on tähtis ja siis Delfi kirjutab Keskerakondlased võrdlesid venekeelse koolijuhi vallandamise põhjendust stalinlike repressioonide ajaga. Kolmapäevases ETV Plussi venekeelses saates Epicenter kritiseeris Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart sõnastust, millega Tallinna kesklinna Vene gümnaasiumi direktor Sergei Teplov vallandati. Haridusamet lõpetas Teploviga töölepingu osaduse kaotuse tõttu, mis seisnes selles, et ta jättis tagamata nõuete kohase hariduse pakkumise ja takistas eestikeelsele õppele üleminekut ja saatejuht siis küsis Kõlvartit, et kas nimetad Teplovi taas ametisse ja Kõlvart ütles, et talle näib kogu loo juures sihilikuna sõnastus. Mida tähendab vastutegevuse eest? Võinuks öelda ka sabotaaži eest. Kui inimene ei tulnud juhina toime, siis ei tulnud ja seda tuleb tunnistada. Aga sellise sõnastuse kasutamine, mis meenutab 1937. aastat. Wow. Jah. Ja siis saatejuht täpsustab, et seal selgitati, et tema juures töötasid õpetajad, kes ei vastanud kvalifikatsiooni nõuetele. Ja siis Kõlvart ütleb, et ma saan aru, see tähendab, et direktor ei tulnud oma ülesannetega toime ja kui ta tõesti ei tulnud oma ülesannetega toime, siis tuleb rakendada sanktsioone, milleks olukorda üles kütta. Ja see on kohe, vaata, Insta. Mis Insta? Instantselt see teema ja siuke vanad asjad, see see ei ole nagu nii hull, on esimene asi, mis tuleb, on ju, et kuidagi nagu ta ei ütle,
otsa, aga ikkagi veits eri keetes eri juttu rääkib nii edasi, et nagu täpselt see läheb nagu meelest ära, et inimesed võivad saateid tõlkida ka. Niisuke harjumuspärane vist. Aga räägime veel lahkujatest, vahepeal kadus ära Oliver Kruda Eesti politsei sõnul. Eesti politsei kuulutas Oliver Kruda tagaotsitavaks. Oliver Kruda on legendaarne ärimees, kellele kuulus kunagi Tere piimavabrik, Kohuke, tähendab mitte K-Kohuke, vaid Kalevi kommivabrik, mis tegi K-Kohukese reklaami, ehk siis inimene, kes oli äärmiselt poliitiliselt heade sidemetega ärimees. Esimene Eesti äritegelane, kes üritas teha oma meediakanali, mis üritas Berlusconida veits asju. Päriselt või? Ta tegi asja, mille nimi oli Kalev Meedia, kus ta maksis ajakirjanikele üli palju palka ja tegi mingeid oma asju ja siis see asi läks väga kiiresti pankrotti. Tead sa, minul on üks suur probleem. Delfi ärilehes on pikk lugu Eesti majandus, mis sai Oliver Krudast, Taigar Väärtmaa on kirjutanud ja mul on mega suur probleem selle 2 viimase lõiguga, sest ma loen seda ja mu silmad karjuvad, et see on AI kirjutatud. Siin on lugu sellest, kuidas Keila Joale anti talle üks suvilakompleks kunagi ja siis ta jagas selle poliitikute vahel laiali. Ja, see on lugu, millest me kunagi peaksime rääkima tõenäoliselt Patreonis. See oli huvitav lugu. Aga see sõnastus karjub AI ja kui vabandust, Taigar, sa oled need sõnad ise kirjutanud, siis ma väga palun vabandust, et ma ütlen, et see ei ole inimlik viis kirjutada. Kuula. Ma loen viimase lõigu. Ta räägib sellest, et talle anti krunti ja siis ta jagas selle laiali ja nii edasi. Ja viimane lõik. Nüüd on need ajad möödas. Edgar Savisaar on lahkunud, poliitiline maastik on muutunud ja vana katus ei pea enam vett. Mees, kelle äri tugines kunagi poliitilisele soosingule ja riigi rahale, on jäänud üksi. Tagaotsitavaks kuulutamine on sümboolne punkt lausele, mida hakati kirjutama juba siis, kui rohelised K-tähed Tallinna tänavaid vallutasid. Kruda uskus ilmselt lõpuni, et ta on liiga suur, et kukkuda ja liiga tähtis, et teda kinni püütaks. Praegu toimuv tõestab vastupidist. Ja see ei ole AI. Aga... Sa arvad, et see ei ole AI või? Kruda uskus ilmselt lõpuni, et ta on liiga suur, et kukkuda ja liiga tähtis, et teda kinni püütaks. See kõlab nagu AI. Ei ole. Ma olen üsna kindel, et ei ole. Okei, 50-50. See on veits lihtsalt see, et noh. Aga teda ei ole kinni püütud? Ei ole. Aga see case oli täiesti naljakas, ehk siis politsei lihtsalt kuulatas Kruda tagaotsitavaks, sest nad ei saanud teda kätte ja siis Kruda saatis välja oma pressiteate, kus ütles, et inimlikult võiks käituda ja politsei ei ole talle helistanud ja nii edasi. Ta ütles, võtke lihtsalt ühendust politsei, aga me ei tea, kus sa oled. Ja ta elab, ta jäi maksukohtas juba mõnda aega tagasi süüdi, ta kolis Iirimaale. Ja siis Iiri politsei kuulutas ta ka maksukurja tegijaks. Minu 2 kõige tuntumat eestlast, kes on kolinud Iirimaale. See Imre Ahakas ja see piu-piu, mul ei tule sõna meelde. Mis see piu-piu sõna on? Palgamõrva. Ja just. Mul ei tulnud meelde, ma olin lihtsalt piu-piu. Aga no mis see 47 miljonit maksuvõlga pole? Oli 47. Piinamees ja piimamees. Piina ja piimamees. Väga hea. Piu-piu! Arvad, et päriselt ei ole AI. Äkki on AI abi kasutatud. Aga võib-olla ei ole, võib-olla ma tõesti teen liiga. Üks oluline on ikkagi see, et vaata, et kunagi Riigikogule anti üle nagu 90 midagi 1000 allkirja, et alandame käibemaksu toiduainetele ja Riigikogu võttis kuulda ja langetas hasartmängumaksu. See läheb niimoodi aeglaselt aasta kaupa, hakkab vaikselt protsendipunktide kaupa alla minema. Ja no jumal tänatud, et rahvale midagigi head tehakse siin maailmas. Et alandatakse hasartmängumaksu. Ja rahvast ikka alandatakse. Aga tõesti, see eelnõu, mida vedas Tanel Tein Eesti 200-st ja kusjuures see on nii tore, et kõik inimesed, kes sellest kirjutavad, panevad suurelt tema nime selle juurde kirja. Sest mul on tunne, et paljudel jääb mulje, et tegu ei ole siis võib-olla rahva parimat soovi silmas pidava eelnõuga, ütleme nii. Nii et talle pannakse see, ikkagi tema nimi ikkagi teibitakse sinna kaasa asjaga, mida ta eest on vedanud.
Mart Võrklaev on öelnud, et igaks juhuks selle asja taust on see, Tanel Teini taust on see, et Tanel Tein on tuntud sportlane korvpallu ja spordi rahastamisega üleüldiselt on väga tugevalt Eestis seotud erinevad hasartmängufirmad, sporditeenuste pakkujad ja nii edasi. Ja see ongi nagu inimlikult ka keeruline asi, seepärast, et see on tõsi. Nad rahastavad väga palju sporte. See on umbes sama energia, kus alkoholitootjad rahastavad uusaasta kontserti. Sarnane siuke imelik partnerlus, kus sul lähevad lojaalsused katki või ma ei tea, see oli suur firma rahastab Eurovisiooni, ütleme nii, et sarnast. Marokko Noil, jah. Et tubli. Vabandust. Ei, see oli väga hea. Ei, vabanda. Õige. Marokko Noil. Ja Tanel Tein on, tõenäoliselt ta teeb asja hingega, ta on selle läbi mõelnud, ta teebki tööd, ta ei ole mingi šill, kes lihtsalt esitab mingi eelnõu, ta tegeleb selle teemaga ja kindlasti arvab, et tal on õigus. Aga ta lõi ka mingi teise poti vaata raha, kus saavad erafirmad saavadki nagu sponsoreerida teatrit ja asja ka, on ju? Jah. See on mingi teine pott, aga selle kõrval ta langetas hasartmängumaksu. Jah. Ja hasartmängumaksu langetamise juures tema argument on, et siis tuleb firmasid juurde, kes Eestis pakuvad mitte ei paku, vaid võtavad Eesti litsentsi ja pakuvad seda välismaailmas. Ja on välja toodud, et see on Eesti riigile suur risk, sest Eesti riik siis vastutab selle litsentsi pidamise eest ja vastutab selle eest, et tegu ei oleks rahapesijatega, tegu ei oleks kriminaalidega, tegu ei oleks mis iganes. Et ühest küljest ongi eks ta on siuke Eestis siukse väikesaare regulatsiooniga riigi loomise koht. Üks viimaseid asju, mida tegi paar kuud tagasi üks annamiseks seadusovi ajakirjanik, oli see, et ta kajastas uut riiklikku rahapesu riskihinnangut. Ehk siis riik teeb siukest ülevaadet aeg-ajalt ja sealt tuleb välja, et enam ei ole kõige suurem risk ei ole krüptofirmad, vaid nüüd ongi hasartmängu korraldajad, kellel on ka rahapesu mõttes on kaughasartmängu pakkujad ja see väik, et riskid on suured. Ja siis annamiseks seadusovi ajakirjanik surus ka minister Jürgen Ligi, kes seda tutvustas ja ütles, et tõesti, et see on nagu suur probleem ja nii edasi, et et teie valitsus ju teeb eelnõu ja nii edasi. Ja oli Ligiga selles mõttes väga huvitav ja väga masendav dialoog, mis oli sarnane sellele, mis Võrklaev praegu tegi. Kus Ligi põhimõtteliselt ütles seda, et see on väga halb eelnõu ja et ta igakülgselt üritab olla selle vastu ja Rahandusministeerium ka. Aga see on eelnõu, mille tema valitsus... Just. Kuidas nad kõik ütlevad, et mina üldse ei taha? Ja Ligi ütles ka seda, et koalitsioonis tehakse kompromisse, see oli vajalik ja nii edasi, aga et ta isiklikult üldse ei toeta seda eelnõu. Ja see on natuke selline koht, kus nii paljud asjad saavad kokku. Üks nendest asjadest on see, et see on lihtsalt sääd selle osas, et meil on illusioon Kristen Michalist Reformierakonnast ja sellest, kuidas Reformierakond kontrollib kõiki, nad ei kontrolli absoluutselt mitte midagi, seepärast, et nad tõesti, sa näed seda siiralt, need poliitikud, paljud reformierakondlased ei taha seda eelnõud üldse. Aga neil ei ole, nad annavad alla, nad lähevad kaasa. Ja nii ongi. Siin on nagu see, et Mart Võrklaev ütles, et see eelnõu oli koalitsiooni püsima jäämiseks oluline, vajalik, lausa vajalik, et see oli ultimaatum. Nüüd viimasel pressikonverentsil nii Kristina Kallas kui Kristen Michal ütlesid mõlemad, et ei, see ei olnud ultimaatum. Mis tähendab, et kui see päriselt ei olnud ultimaatum ja Reformierakond seda, mina ei tea, praeguseks 39 kohaga või mina ei tea, 38-9, mis neil on seal, kui nad seda tegelikult ei tahtnud ja see ei olnud ultimaatum, siis see on hullem. Siis te tegite seda oma vabast tahtest ja öelda nüüd, et tead, minule see ei meeldi, see ei vabasta sind sellest vastutusest, et sa olid, mul on natuke halb tunne, aga ma teen seda ikka, järelikult sa ju tegid. Sa oled see vend, kes nagu ütleb, et... That's worse. See on nagu see, et umbes, et ja muidugi mine üksi peole. Ma olen väsinud ja nii edasi. Ja siis sa oled vihane selle peale, et inimene läks üksi peole. Sa tegelikult solvunud. Või see on lihtsalt nagu hale. Ja see on selles mõttes ka, Reformierakond on mitu korda juba astunud sinna auku. Mulle meenub ka Peeter Pere tegelikult kaasus selle Tallinna tänavavalgustusega. Kaasus. Ja eelarve
miinuses hiigelmiinuses eelarve. Ei, ta on lihtsalt see... Lihtsalt need kõik jutupunktid, vaata seal miinusega eelarve puhul oli ka see, et Ligi rääkis sellest, kuidas, et kogu aeg mingi surutakse ja jauratakse ja nii edasi ja teistmoodi isegi poliitikat teha ja nii edasi ja siis praegu tuleb nii teha ja kellelgi ei ole aega mõelda eelarve tasakaalu peale. Kes see käsib, sina teed ju. See ja teisest, vaata nagu natuke on nagu see, et nagu kus see accountability poliitiku jaoks on järgmised valimised on ju. Ja kui Eesti 200 pundil ei ole järgmistel valimistel nagu suurt asja vaadata, oodata ja loota, siis sul kaob ära see accountability ja sa võib-olla hakkadki vaatama erasektori poole ja mõtled, kuhu järgmiseks edasi minna ja... Jah, siuke... USAs on see hästi kirjeldatud sündroom, mis on see revolving door sündroom ja siis ka siuke regulatory capture, kus on see, et sa ei taha halvasti öelda käele, mis võib-olla sind hiljem toidab või varasemalt on toitnud ja nii edasi. Just, et seda tasub... Töötad Postimehes ja ise mõtled selle peale, et kurat, kas ma pean ikka Linnamäest kirjutama. Nagu siuke väk, vaata. See on sad. Samas inimlik aru saada. Aga minu jaoks on isegi Eesti 200-st huvitavam ongi see, et minu jaoks purunevad paljud nagu illusioonid Reformierakonna suhtes, vaata. Need on vist lagunema teatrietendus, mis me käisime suga koos vaatamas, on ju Reformierakonnast, et see ei ole üldse see enam, sest et see ei ole mingit nagu... Jaa, enam ei ole kõik võimas. Jaa, räägime Tallinna uuest linnavalitsusest selles mõttes ka, et... Minu jaoks kõige suurem üllatus on see, et Riina Solman lahkub Riigikogust, et olla Tallinna linnavalitsuses. See on nagu huvitav ja tegelikult tervitatav, mis näitab seda, et nad võtavad tõsiselt. Ja Karl-Sander Kase asemel. No ja see on... Mis on selles mõttes ka huvitav, et see on siis nende enda sisepoliitiline... Sisepoliitiline, aga samal ajal mõlemad on nagu tuntud nimed. Et natuke näitab ka seda, et Isamaal seda nii-öelda pinki on. Ja Kristjan Järvan... Oota, mis mõttes pinki on? Selle mõttes just, et nagu nende roster on lai, Ei, roster on lihtsalt see, et osad on Pruunsilla poolt ja teised ei ole. Ja Pruunsilla pool läks praegu võimule. Läks võimule, jah. Siin ei ole mingit... Siis eelmises linnavalitsuses transpordivaldkonda juhtinud Kristjan Järvan vastutab uues koosseisus kommunaal- ja ettevõtlusvaldkonna eest. Kes, jah. Jah. Huvitavad asjad kokku pandud. Torud ja ettevõtted. Jah, kas see oli Pärtel-Peeter perekoht või? Vähepala. Ei, no ettevõtlus oli eraldi Eesti 200 all, ma ei tea, mis ja kuidagi mulle meeldib see ka, et selle peale kommenteerib siis Isamaa linnapea kandidaat Peeter Raudsepp, või nüüd ta on linnapea. Riina ja Kristjan on kogenud poliitikud, olen nende mõlemaga suhelnud ja nad saavad moodustuvas linnavalitsuses oma tööga kindlasti edukalt hakkama. See on nagu see, et Isamaa erakonnas kindlasti seda tunnustust ja validatsiooni vajavad Riina Solman ja Kristjan Järvan Peeter Raudsepa käest. See on nii nagu... See saab olema naljakas ettevõtmine neil selles mõttes. Ja Keskerakonnas Andrei Kante hakkab haridust juhtima, siis staar poolte vahetaja Monika Haukanõmm saab kultuuri- ja spordivaldkonna eest vastatama. Ja Tiit Terik läheb linnaplaneerimisse. Joel Jesse transporti. Ja kusjuures Kante ja Jesse ei kuulu erakonda. See ei tähenda selles kontekstis midagi. Ja, aga see on lihtsalt huvitav. Ja Karl-Sander Kase läheb linnapea kantselei ülemaks. Mis ei ole nii poliitiliselt välja paistev amet, kui on näiteks abilinnapea koht. Jah, aga see on inimene, see on koht, kuhu on vaja väga nagu asjalikku inimest nii-öelda. Sellises olukorras ja kontekstis. Ja arvestades seda, et see on hetkel Isamaa kõige olulisem võimuus nii-öelda kants. Kuigi Tartu on ka. Ja seda muidugi, aga ma lihtsalt ütlen, et KSK pandi varumeeste pingil. Jah, ei seda muidugi. Kuulge, on ajad otsa saanud. Ajad on saanud otsa. Meil tuleb
pillid pakkida kokku selleks korraks. Annvaida.ee saate pileteid 16.30 kell 16.30 27. detsember toimuvale showle. Lindistamise ajal unustasin seda öelda, nii et ütlen praegu, et kui sa kuulad seda Helsingist, siis sina saad ka showle tulla 10. detsembril. Inglisekeelne show on queer-koomikutega Eestist ja Soomest, nii et vaata annvaida.ee selleks ka infot. Patreon.com/suvariik saate kuulata erinevaid boonusosasid, mis on väga lõbusad. Viimati mina rääkisin sulle rublatehingust ja nüüd järgmises osas sina räägid mulle Divekist ehk siis Eesti oma Panama paberitest, võiks nii öelda. Jaa, 90-ndatest räägime. See meil on väga lõbus. Meil on väga lõbus, minge kuulake sealt kindlasti. Ja karakterbaar Tatari 64.2 ootab loomulikult tulema ja mõnusalt aega veetma. Ja ongi kõik. Just, jälgige meid sotsiaalmeediates ka ja tõesti igaks juhuks veel me podcastina ka, selles mõttes mitte kuskile teeme edasi. Võib-olla tuleb paar nädalat pausi, kui ma umbes diivanit ostan või midagi, et jaanuaris vaatame, mis saab, aga et pooleli ta ei jää selles. Meil on long haul project ikka. Just, täpselt. Suur aitäh teile ja suur aitäh. Ja SOS. Tšau.